Tere jälle! Meeldiv kohtuda. Oma YouTube'i kanalil, mille nimi on Normaalne söömine, olen ma teile lühikestes klippides tutvustanud mitmeid teemasid. Selle kanali mõte on teid harida, teid aidata, abistada minu poolt. Tänane teema on süsteemne ravimine. Mida see, head sõbrad, siis tähendab? Ma olen aastakümneid rääkinud, et ei ole olemas sellist asja nagu mingisugune klassikaline meditsiin. Tegelikult peab olema tegevus süsteemne ja ka ravimine peab olema süsteemne. Mida see tähendab? Seletame siis lahti. Kui patsient tuleb arsti juurde, arst küsitleb teda, laseb teha mõnikord ka mõned uuringud, paneb diagnoosi ja kirjutab välja ravimi, milles on siis see toimeaine, raviaine. Kui selle ravimi kasutamine on ette nähtud nädal, poolteist, siis tegelikult see ongi juba ravimine. Mingisugust erilisi muid muudatusi seal teha ei ole vaja. Kuid milline on tegelik olukord? Tegelik olukord on see, et patsient peab seda ravimit kasutama pikemat aega tavaliselt. No ütleme seal 3 nädalat, 4 nädalat, 1,5 kuud, mitu kuud, pool aastat, aasta ja isegi rohkem. Sel puhul on ainult ravimi kasutamine üks osa asjast ja see ei ole veel süsteemne ravimine. Sinna peab lisanduma ka teine plokk. Nagu te slaidilt saate lugeda, see on, inimene peab olema ka normaalne sööja. Loomulikult seda saate lugeda raamatust Normaalne söömine, lehekülg 13-20 ja soovitan seda väga järgida. Selline põhimõtteline normaalne söömine peab teil olemas olema, aga seal tuleb teha ka teatud muudatusi vastavalt, mis raviaine teile määrati ja mis haigus teil on. Ma toon ühe lihtsa näite, et te saaksite aru. Oletame, et see raviaine segab kaltsiumi imendumist seedetraktist. Järelikult tuleb vaadata, et selles normaalses söömises oleks tihedamini neid toiduaineid, kus on kaltsiumi väga hästi olemas ja nota bene, teine pool on sama tähtis, et ta oleks ka meile inimorganismile hästi kättesaadav. Tüüpiline vale arusaam on selline, et et selles taimses kraamis on ju rohkesti kaltsiumi. Sealt ei ole kaltsiumi hästi kättesaadav. Kui me küsime, et kus siis on kaltsiumi rohkesti hästi kätte saab, siis on näiteks juust, kohupiim ja terve rida piimatooted. Nii et alati peab ka neid 2 aspekti arvestama. Nüüd, kui ravimid, kus on siis see raviaine, toimeaine, kasutatakse pikemat aega, siis peab lisanduma ka 3. plokk. 3. plokk on tipptoetusainete kasutamine, mis on siis vastavalt selle haiguse või vastavalt selle raviaine, toimeaine põhiselt määratud. Nüüd, mida tähendavad tipptoetusained? Seda ma räägin teile ühes klipis kunagi hiljem. Praegu ma lihtsalt lühidalt ütlen seda, need ei ole suvaliselt valitud asjad, vaid need on need toetusained, mille puhul, pange teraselt tähele, on kliiniliste uuringutega, pimekatse uuringutega tõendatud, et neil tekib efektiivne toimekontsentratsioon veres. See tähendab seda, et nad on suurepäraselt imenduvad ja neil on positiivsed toimed antud probleemide puhul. Nii et valikut ei saa teha juhuslikult ja kellegi reklaami peale, vaid tuleb vallata selle valdkonna informatsiooni. Nüüd kõik need 3 plokki koos ongi süsteemne ravimine, kasutame teist sõna, süsteemne meditsiin. Ja kui te nüüd vaatate neid 3 plokki, siis ma küsin uuesti, kus on siin klassikaline meditsiin? Sellised terminid võib ju loopida, aga tegelikult on tegevus kas süsteemne või on ta limiteeritud. Paraku, ma ei mõtle siin ainult Eestimaad, on mitmeid arste, kes on selles informatsioonis väga limiteeritud, mõni ka veel targutab lisaks, et teate, nendest asjadest ei ole üldse kasu. Vaadake, mul on selline küsimus alati, kas peab oma rumalust keegi avalikult kusagil demonstreerima? Veel kord,
tipptoetusained on need, mille puhul, neid on vähe, mille puhul on väga hästi tõestatud kliiniliste uuringutega, et vot antud probleemi puhul on temast abi. Ma kunagi ka räägin, mida nad tähendavad. Ehk veel kord, kui küsida taga, mida tagab selline süsteemne ravimine, mida tagab selline süsteemne lähenemine, siis see on väga oluline, mida ta tagab. Ta tagab kahte asja. Esiteks, raviaine, selle toimeaine efektiivsus on oluliselt suurem. Mõnikord on võimalik koostöös arstiga ka vähendada kasutada ravimi hulka. Teiseks on äärmiselt oluline selline süsteemne meditsiin, süsteemne ravimine vähendab väga oluliselt kõikvõimalike kõrvaltoimete tekkeriski. Vaadake, need kaks asja on ju tegelikult üliolulised. Ma veel kord ütlen, et see ei eelda seda, 3 plokki ei eelda seda, et kõik arstid, ma ei mõtle siin Eesti arstid, ma ütlen mujal riikides ka, teaksid nüüd sellest 3. plokis, mis puudutab tipptoetusainet, väga täpselt korralikku informatsiooni. Ei, seda pole vaja, kuid arst võiks teada, kes on need spetsialistid, kelle käest võiks küsida nõu selle 3. ploki kohta. Ma eeldan, et normaalse söömise temaatika on arstid endale selgeks teinud. Omalt poolt ma ütlen veel seda, et vaadake seda 3 skeemi. Tutvustan ma juba 2. kursuse arstiteaduskonna üliõpilastele. Nii et 2. kursuse arstiteaduskonna üliõpilased, lõpetades meditsiinilise biokeemia kursuse, on selles aspektis oluliselt targemad kui praktiseerivad terve rida arste. Mina ei ole kellegi suhtes irooniline. Ma tahan öelda seda, et targutada ja edvistada fragmentidega ei tasu. Vaja on endale asjad süsteemselt selgeks teha. Nii et süsteemne ravimine on süsteemne meditsiin. Olge tublid, järgmises klipis jälle kohtume. Kõike head!